Hei aiasõbrad, mõtlesin, et vaataks koos kiirelt üle selle, kuidas minu pistikoksaga paljundatud põõsastel läinud on. Nimelt siis sügisel paljundasin pistikoksa teel kukerpuud ja lodjapuulehist põisenelast. Ja näha on kasvude järgi, et juured on neil tekkinud, poti alt väljas ka mõned otsad, ehk siis ilmselt on aeg ümber istutada üksikuna nad pottidesse, et nad saaksid areneda, sest kui nad üheskoos nii-öelda ühte potti pandud pistikoksad liiga kaua sinna jäävad, siis see juurekava kasvab üksteisest läbi ja see eraldamine on juba märksa keerulisem. Teeb rohkem viga, taim on suurem ja temal selline kohanemine võtab aega, kui ta üldse muidugi kohaneb. Ehk mul tegelikult on siin kõrval ka üks juba üle-eelmisel aastal pistikoksaga paljundatud kukerpuu. Tegemist antud juhul on siis Orange Rocketiga. Sedasama paljundasin ka eelmisel sügisel, aga see on siis see olukord, kus ta siis on nii-öelda teisel aastal. Ehk ta on tegelikult valmis siis kas istutamiseks, ära anda kellegile või enda aeda. Seda ma veel polegi otsustanud. Aga näha on, et ta jõuliselt siin areneb ja see sama plaan on siis mul mitmete teiste põõsastaimedega, mis meil aias on. Olen ka pistnud mulda seda küll kevadel nüüd leedrit, mis tegelikult on natukene külmaõrn ja vähemalt olen kuulnud, et nendel pistetakse oks maha vara kevadel, siis kui ära lõikad, ehk siis kahjustatud osa lõikad ära, saad veel sealt endale pistikoksi ja võid proovida neid pistikoksaga paljundada. Pidid juurduma päris hästi, aga seda me veel vaatame. Aga antud juhul siis vaataks üle kukerpuu, Orange Rocketi pistikoksad ja teen ka järgmise videoloo, kus vaatame üle lodjapuulehise põisenela tulemus. Aga lähme asja juurde. Vaatame, kuidas meil siis selle kukerpuu pistikoksaga paljundamine läinud on. Lehed on päris ilusad. Siia sai pandud, enam ei mäletagi, päris hulga oksi. Paar neist ei juurdunud ilmselt, sest et lehti ta peale ei jäänud. Ma kiskusin siin ilusti õrnalt välja ja nad jooksid mullasest välja. Aga hetkel tundub ilus. Tegemist on siis Orange Rocketiga, Orange Rocket. Ja nagu näha, siis poti all on ilusti näha ka juurekava. Et proovime jälle. Enne kui see juurekava liiga suureks läheb ja neid enam on keeruline nii-öelda ümber jagada, siis peab selle ära tegema ja vaatama ja lootma, et enamus nendest saab siiski asja. Kui nad hakkavad siin pärast ümberpottamise järgselt natukene ennast nagu nii-öelda näitavad kuivamise jälgi, siis ma lõikan nad lihtsalt lühemaks. Tugevalt lühemaks, ehk siis seda lehemassi maha, mida toitma peab veega nii-öelda. Ja samas jälle mingi osa jätan loomulikult selle fotosünteesi jaoks. Aga püüame, näete, sellised juured, mis tegelikult on piisav. See taim on küll niisugune väikse võitu, mis tähendab seda, et tal läheb aega selle nii kaua, kuni ükskord ta potist välja saab istutada, aga sellest ei ole hullu midagi.
väga kaua siin palja õhu käes hoida, tuleb kiirelt liigutada ennast. Aga nagu näha, päris korralik juurekava, korralik taim. Pistikud on võetud siis sügisele. Hiljem kastmisvesi vaevutab tegelikult selle mulla ka ise sinna juurte vahele, et väga metsikult ma teda siin suruda ei taha. Vot nii, ühe poti ma pean juurde tooma, kuskilt varudest hetkel said otsa. Aga nagu näha, siis sisuliselt on ööhooaega juures meil palju siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taime. Lootust on, et kõik nad jäävad ellu. Isegi kui mõni ei jää, siis on siin tegelikult piisavalt peale kasvu, kas oma aeda jagamiseks, tuttavatele, sõpradele, naabritele. Nii et väga lihtne igal ühel ka oma aias paljundada. Mõni kasvatab ka kukerpuud hekina, aga ta on kindlasti vabakujulisem, ilusam kui pügatult. Aga näeme jälle ja head pistikoksaga paljundamist. Tasub muidugi oodata sügiseni ja sügisel võtta pistikoksad, aga siis näete tulemust.